Ma olen kindel, et kaasaegne ehitus võib olla lihtne, kerge, huvitav ja odav. Piisab vaid astuda välja tavapärast arusaamade raamidest ja saab selgeks, et mitte eriti suured ehitised ei pea tingimata olema nii massiivsed ja seetõttu ka väga rasked. Seda näitab ilmekalt nii minu projekt Maja $1000 eest, kui ka paljud objektid, mille olen ehitanud innovaatilise, ülimalt lihtsa tehnoloogia abil, mida suudab hõlpsasti omandada igaüks, isegi see, kes ehitusest midagi ei tea. Ma arvan, et on aeg rääkida, kuidas kõik algas ja kuidas ma selle kõigeni jõudsin. Kogu Pesni Yashi Košaka on pühendatud ehituslahenduste kättesaadavusele. Seetõttu räägin kõigest järjekorras. Tere kõigile! Järk-järgult hakkas tünnisaunade valmistamine muutuma rutiiniks. Mind tüütas ära ükstuine töö. Tellimusi oli tegelikult vähe. Plaane käivitada tööline masstootmine koos palgatööjõu kaasamisega hakkas järjest enam nurjuma. Rõõmu tegi see, et sellise ääriga õnnestus mu siiski perele toiduraha teenida. Ehk siis nälga me ei jää. Ja see rahustas. Aga et me hakkame taas väärikalt elama, vähemalt nii nagu väikese mööblitootmise loojangu ajal mullindatel, selles kindlust ei olnud. Et näiteks oleks võimalik perega lõunasse sõita, peaks saunade tellimusi olema vähemalt 2-3 korda rohkem. Oota, aga mitu sauna teil peaks tulema? No just nii palju. Lihtsalt neil pole sularaha, nad võivad minna. Ma isegi tahtsin minna oma mobiilse saunaga, näidisega, Minski või Moskvasse. Päeval seisaks saun tellimuste vastuvõtmiseks, aga öösel saaksin seal magada. Ja 100% üürikorteri pealt kokku hoida. Saun on Haagisel ja Haagis on transpordivahend. Seista võib igas kohas, kus see pole keelatud. Ööstöösse liigutaksin mobiilset sauna aina lähemale kesklinnale ja minu ratastel kinnisvara hind kasvaks iga kilomeetriga. Oleksin saanud tellimusi, tulnud tagasi ja asunud tööle. Aga naine ei lasknud mind. Nagu varemgi, laadisin jätkuvat videoid internetti. Tegin mõne videot tünnisaunade valmistamisest. Mõtlesin, et nii saavad minu saunadest teada mitte ainult Hoomieli ja ümbruskonna elanikud, vaid ka palju laiem ring inimesi. Võib-olla hakkavad ka Venemaalt tellimused tulema. Valgevenel ja Venemaal pole sisuliselt piiri. Seal on nii nafta kui ka gaasitöötajad ning glamuursed Moskva-lähedased suvilapidajad. Palun mitte praegu. Kuna ma nendes videotes ei rääkinud, et olen nagu ärimees, vaid lihtsalt jagasin kogemusi, siis need kogusid isegi päris korralikult vaatamisi. Mitte miljoneid, aga 100 000 inimesed vaatasid videoid minu saunadest. Ma olen juba märganud, et kui teha video sellise mõttega, et ma nagu ärimees tahan teile sauna müüa, siis seda vaatab väga vähe inimesi. Sellest ei leita kasu, pannakse kiiresti kinni, nimetatakse reklaamijaks, vaatamise sügavus on väike ja internet lõpetab selliste videote soovitamise teistele vaatajatele. Aga näiteks saunatünni valmistamise nüansside, oma hinna arvutamise ja erinevate testide kohta on huvitav palju laiemale ringile. Sellised videod koguvad oluliselt rohkem vaatamisi. Seetõttu, et mitte elada kusagil akadel tünnis, otsustasin keskenduda tol ajal kiiresti populaarsust kogunud turundusele sotsiaalmeedias. Plaan oli järgmine. Saunadest huvitatud vaataja satub minu videole, kus ma näiteks teen tünnisauna ja arvutan selle oma hinna välja. Ta näeb, kui palju tööd ma teen. Las olla, ei viitsi nii palju vaeva näha nagu see Jasha. Ma parem ostan valmis sauna. Ja siis kirjutab, Jasha, tee mulle ka selline mõnus saun. Ja mina talle, pole probleemi, hea inimene, pane raha valmis. Tõesti, üsna varsti hakkas mulle väga palju inimesi kirjutama. Aga enamik inimesi huvitus sellest, kuidas saaks veel odavamalt teha. Kuidas saab selliseid spetsiaalseid laudu kodus teha? Kuidas valmistada ise värvi sauna jaoks, et ei peaks valmis toodet ostma? Kirjutati peamiselt Venemaalt, Ukrainast, Kasahstanist, kodusest Valgevenest. Välismaalased tavaliselt küsimusi ei esitanud ja lihtsalt avaldasid austust. Aga oli ka väga tõsiseid äripakkumisi. Näiteks kirjutas üks inimene, et kiiresti on vaja 160 tünnsauna kuskile Baikali äärde. Kiiresti Jasha too kohale, paigalda, pärast paigaldust maksame sulle kohe kõik ära, korralikult ja isegi preemiaga. Kui ma keeldusin, oli see härra väga üllatunud ja solvus tõsiselt. Tundub, et talle ei öelda tihti ära. Võib-olla on ta Baikali ääres mingi väga autoriteetne inimene. Aga ma ei tundnud teda. Seetõttu keeldusin kergesti, kartmata, et ta võib solvuda. Isegi mõtlesin välja legendi, et praegu on hooaeg ja kõik mu saunad ostavad ära moskvalased ja minsklased. Aga ma ei saanud ju nagu tagasihoidlik, kuid uhke Valgevene ärimees tunnistada, et rahaliselt oma raskelt teenitud raha eest, ilma ettemaksuta, suudan ma teha maksimaalselt 3 sauna. Ja sedagi ainult siis, kui kasutada ka naise tagavara. Aga tema võtab suuri protsente. Venemaalt tuli ka teisi sarnaseid pakkumisi. Vot see tähendab ühist tolliruumi. Sellistesse pakkumistesse ei saanud sukelduda vaba raha puudumise ja kerge kahtlustunde tõttu. Inimesed, kes esitlesid end peaaegu oligarhidena, lootsid mingil põhjusel väga minu tagasihoidlikele rahalistele vahenditele.
mul tuli isegi oma videotes spetsiaalselt kanda rohkem kulunud riideid, et keegi minu rahalistele võimalustele liiga palju ei loodaks. Aga sellest polnud abi. Kahtlased ettepanekud jätkusid ikka veel. Kommentaaridest sain veel aru, et kuigi neil aastatel oli Skandinaavia tünn meie postsovetlikel aladel veel haruldus, olid meie meistrid juba jõudnud selle mainet rikku. Ja on väga raske veenda inimest ostma sellist sauna, kui tema tuttavale tehti sarnane ja nüüd ta seal enam ei soojene, vaid külmetab. Tünnisauna tegi kiiresti valmis meie idaslaavi käib kah suhtumine. Välismaistes videotes olid selliste saunade arvustused suurepärased. Nagu öeldakse, mis on skandinaavlasele hea, on venelasele viga. Sõna venelane asemel oleks ilmselt õigem öelda idaslaavlane, sest võrdselt tegid vigu nii valgevenelased, ukrainlased kui ka venelased. Põhimõtteliselt on sarnane olukord ka autodega. Kui oled kogu elu sõitnud Žiguliga või Tavriga, arvad ekslikult, et kogu maailma autotööstus on samasugune. Aga on ju olemas ka Belgi, seega pole kõik tünnisaunad halvad. Sõber Valentin arvas, et saun võib olla mobiilne, aga kindlasti mitte vaenuliku Skandinaavia tünnikujuline. Kui Valentin minu saunas leili võttis, oli näha, et talle väga meeldis. Aga vastumeelsus võõrnaensõnade vastu ei lasknud tal täielikult lõõgastuda. Seda oli hästi tunda. Sõber Valentini saun on 2 küljed saetud palkidest. See on saematerial, mis on palk, millelt on 2 vastaskülge maha saetud. Näeb välja nagu paks laud või poolpaik. Piisava seinte tugevuse saavutamiseks on Valentini sauna seinad märksa paksemad. Seetõttu on kogu saun ka palju raskem kui minu mobiilne tünnisaun. Sõbra sauna haagis on veidi moderniseeritud haagis, mis on mõeldud kalja või õlletünni vedamiseks. See on pärit nõukogude ajast. Ma arvan, et paljud mäletavad neid nõukogudeaegseid mobiilse kaubanduse imesid. Valentin pani haagisele väiksema läbimõõduga rattad ja nüüd näeb see haagis juba hoopis teistsugune välja. Et nii rasket sauna vedada, pidi sõber spetsiaalselt ostma võimsa Mercedese, kuid isegi nii jõuline auto ei tulnud alati tõusudest ülessaamisega toime. Minu saunatünni, mis oli ise tehtud 2 teljega platvormhaagisel, õnnestus aga ilma vaevata viia isegi üsna raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse kerge Honda CR-V-ga. Ja mis kõige tähtsam, sealt kohtadest tagasi välja tuua. Kerge konstruktsioon aitas sellele väga palju kaasa. Ja veel puutusin kokku sellega, et ostetud uksed, mida oma saunades kasutasin, said peamiseks reklamatsioonide põhjuseks. Vaat selliseks suudavad meie lohakad meistrid muuta inimkonna suurima ja lihtsaima leiutise – ukse. Aga see pole ju põhjus ustest loobumiseks. Seetõttu mõtles ta hakata oma saunu varustama enda tehtud ustega. Minu hoovis oli juba mitu aastat kliimakatseid läbinud üks seni veel määramata otstarbega ehitis. Ma tegin selle ehitise, et katsetada niinimetatud pseudobrussi omadusi. See oli umbes 2014 aastal veel enne tünnisaunade tegemist. Pseudopalgi valmistamiseks kasutati 25 mm servatud lauda, mida kutsutakse ka tolliseks lauaks. Selline konstruktsioon osutus piisavalt tugevaks ja usaldusväärseks. Ma filmisin videoid ka elust maal. Mõned neist hakkasid samuti tasapisi otsingutes hästi esinema, peamiselt tänu sellele, et vaatajad olid aruteludesse kaasatud. Pool inimestest vaidles vastu, et meil pole mitte küla, vaid eeslinn. Teine pool nõustus minuga, et elame Pärapõrgus. Sest Pärapõrguks pidasin isegi oma kodulinna Homelit, kust kolisime veel suuremasse Pärapõrgusse. Lihtsalt mul oli tol ajal selline meeleolu. Need arutelud aitasid väga palju kaasa minu külavideote levikule. Rääkisin, kui palju raskusi lisab elu oma majas. Näiteks juba ainuüksi valguskaabli vedamine interneti jaoks. Korterist ei pane seda tähelegi. Auk seina ja tõmmatakse kaabel otse mööda põrandaliistu ja ukse piita. Aga majas tuleb ikka kõvasti vaeva näha. Tuleb üles kaevata pool tänavat, pool hoovi ja lõhkuda vundamendi äär. Harjutasin nooremat poega Germani ja tema nõbu ellujäämistingimustega postapokalüptilisel ajal. Telekas maaliti kogu aeg olukorda tumedamaks ja me harjutasime, kuidas teha ellujäämiseks tuleaset linnade varemetest leitud materjalidest. Linnad võivad sattuda tuumarünnaku alla. Võimalus ellu jääda on Pärapõrgus suurem. Veel määramata otstarbega rajatise all oli meil väike katseplats. Samuti kasutasime ja õppisime alles põhimaja veel kasutamata ruume. Rahaga oli endiselt kitsas käes, kuid natuke saematerjali sai juba välja anda. Ka konkurendid ei maganud. Vaatasid, kuidas ma näidissauna järjekindlalt tellimuste vastuvõtule välja vedasin ja arvasid ilmselt, et nüüd on kõik tellimused minu käes. Seetõttu hakkasid ka nemad kasutama peaaegu tasuta reklaamimeetodit. Nad ei aimanud seda, mida mina hakkasin üha selgemini taipama. Tundub, et asi polegi meis, ärimeestes.
Tegelesin kõigi enda valmistatud saunadega, tehes neile mitukorralist hooldust. Ja veendusin pidevalt, et kui teha tünnisaun õigesti, järgides kõiki neid väheseid Skandinaavia nippe, saab sellest tere lemmikkoht. Seda näidatakse uhkusega sõpradele ja naabritele. Seda armastatakse ja isegi kaunistatakse. Seetõttu võib see, mis on hea skandinaavlasele, olla hea ka valgevenelasele. Tellimusi hakkasin saama mitte ainult näidismobiilse sauna kaudu, vaid ka suust suhu leviva info tõttu, kuid neid oli endiselt vähe. Ja peaaegu kogu töömahuga sain üksi hakkama. Ainult kokkupanekuks kaasasin oma vanema poja Marki. Ja kui telliti saun minu ise tehtud superahjuga, mis oli valmistatud kasutatud profiilist, siis selle tuleproovideks kaasasin oma noorema poja Hermani. Tutvustasin sõpra Dmitrit, keda internetis kutsutakse ahjuromantikuks. Sõber Valentin, igapäevaelus lahke saunamees. Ta ootab meid. Tutvuge. Te olete seal kommentaaride kaudu tuttavad. Dmitri ja Valentin. Väga tore. Noh, sa saad aru lühidalt. Vana tünn, pagan. Haavad üvest, siin ta on värvitud. Pagan. Ja siis kuskil on ta veel liblika kimitanud. Liblikas? Vaata. Jah, täiesti hull. Liblikad. Lühidalt. Piimabetoon lõigatakse ülevalt ära. Ülevalt. Ma panin selle sisse. Siis ostad sellised 2. Sulgjoon. Siin ta natuke surub jamad. Tindipliiats on möögil, jah. Tualeti, klamder. Lühidalt seal tulistasin, puurisin 2 auku, panin sisse. Noh, siia see piiraja tõuseb üles, noh. Kurat. No kui vesi koguneb. Kõik, seal on 2 auku. Ja siin oli põhi, ma lihtsalt tegin sellise asja. Sellist tüüpi, näed ise. See on ilmselt sellest kuningriigist. Noh, siin on umbes 30 liitrit. Nüüd näitad sa kõike seda praktikas ette. Valentin, maesta, jah? Oi kurat. Lähme keldrisse. Mine vist katusele. See, kui see nagu soojeneb, eraldad ta nagu soolatoad, tead seal, koos Himalaja soolaga. Just sellel külaskäigul sõbra Valentini juurde sain ma aru, et tema on nagu tänapäevase valgevenelase koondkuju või võib-olla isegi kogu postsovetliku ruumi esindaja koondkuju. See on uus DIY ühiskond, mis ei taha enam lihtsalt valmis tooteid osta. Põhjused, miks nii on läinud, võivad olla erinevad. Ma ei ole analüütik. Aga juhtus nii, et paljud meist mingil põhjusel ei nautinud enam ostmist ja tahtsid palju ise oma kätega teha. Loomulikult mitte kõik, aga väga paljud. Väga paljud. Garaažidest mööda kõndides nägin tihti, kuidas sealsed elanikud keevitasid ja värvisid oma vanu autosid. Mõned, olles vabanenud roostes vanarauast, muutsid garaažid töökodadeks, kus nad tegelesid puutöö või metallitööga. Ja enamasti enda tarbeks. Kiiresti kujunes välja isetegijate ehk DIY ühiskond, aga võib-olla ainult mulle tundus nii. Näiteks märkavad lapsed enda ümber teisi lapsi, rasedad teisi rasedaid, kärudega naised teisi kärudega naisi, joodikud teisi joodikuid ja isetegijad märkavad teisi isetegijaid. Seda ma ka ei välistanud ja isetegijana tundsin ma end järjest rohkem. Aga miks mu saunu nii vähe ostetakse, sellest ma aru ei saanud. Mulle meeldis üha rohkem filmida ja videoid internetti üles laadida. Aianduse ja köögiviljanduse teema haaras mind väga. Järk-järgult muutusime meie, kes veel hiljuti olime 100% linlased, tõsisteks maaelu aiapidajateks. Kuna ökoloogiliselt puhaste toodete kasvatamise teema kogus ka meie ühiskonnas tohutut populaarsust. Märkasin, et kui näiteks aiapuid lõigates oksi mitte põletada, vaid need aiapurustiga purustada, siis saad nii kasulikku orgaanikat peenarde jaoks kui ka küttepuid grillimiseks. Meenutades, kui palju tööd ja raha me naisega oma maja ehitamisele kulutasime, mõtlesin pidevalt, kuidas neid väga kalleid töid odavamaks ja lihtsamaks muuta, vähemalt väiksemate ehitiste puhul. Mulle tundus, et tänapäevased ehitus- ja viimistlusmaterjalid ongi spetsiaalselt loodud selleks, et meist võimalikult palju raha välja võtta. Nendega tuleb kõik kallis, isegi kui ise oma kätega ehitada. Kui aga veel palgata ehitajaid, läheb see ülikalliks.
Piisab väikestest vigadest, näiteks hüdroisolatsioonis, ja tuleb kõik uuesti teha. Komposiitmaterjalid meeldisid mulle juba nooruses. Juba 15-aastaselt proovisin isegi korraldada klaasplastist mootorrattakiivrite ja mootorrataste voolundite tootmist. Juba siis teadsin, mis on vormid ja matriitsid. Tol ajal tuli teha keeruline valik. Kas hakata kooperatiivi ettevõtjaks ja võib-olla saada uueks valgevenelaseks või jätkata õpinguid koolis ja hiljem ülikoolis. Vanemad jäid kindlaks, et haridus on siiski kõige tähtsam. Seetõttu, kui jõudis kätte aeg trepi ümbertegemiseks, otsustasin kasutada isetehtud komposiitmaterjali, mis põhines vineeril, epoksiidvaigul ja klaasriidel. Vineer osutus selles komposiidis nõrgaks lüliks ja selline trepitäidis ei kestnud kaua. Phenopleksi peale ma tol ajal veel ei tulnud, XPS tuleb hiljem. Seetõttu pidin pöörduma traditsioonilisemate materjalide, metalli ja puidu poole. Sellest, kuidas saada väga vastupidavaid, peaaegu igaveseid trepilahendusi, tegin ma isegi eraldi video. Kuigi need variandid ei pruugi esmapilgul tunduda kõige odavamad, siis kui jagada oma hind paljude hooldusvabade aastakümnete peale, on need täiesti mõistlikud lahendused. Sõber Valentin jätkas aktiivset katsetamist klassikalisemas saunade ehituses. Ka seal püüdis ta kasutada uuendusi, mille kohta tal olid oma seisukohad. Just Valentinilt sain ma kiiresti teada, et ehitada saab odavalt ja isegi üliodavalt. Näiteks jälgis sõber aktiivselt hindade dünaamikat erakuulutustes. Ja palju asju õnnestus tal saada väga odavalt või isegi tasuta. Kui sõber oma valdustes ringi juhatas, olin ma imestunud, kui odavalt tal õnnestus osta mõni ehitus- või viimistlusmaterjal oma uute projektide jaoks. Valentin otsustas aktiivselt klassikalises ehituses. Valentin katsetas aktiivselt klassikalises. Valentin. Vaadake. Vaadake. Subtiitrid tegi Timo Torsok. Vaadake. Vaadake nüüd. Me vaatame kirja tulla. Vaadake. Vaadake. Kas võib? Vaadake! Jah. Ja varem ilmuvad need rutuvis. Toete kanalit. Ja sponsoreerida ka. Jah, mul saab ahi olema roostevabast terasest, toidukõlblikust. Ehk siis ise tehtud? Jah, see saab olema ise tehtud, jah. Midagi osteti reklaami kaudu, kuulutuste kaudu osalejatelt. Midagi oli endal olemas. Nii et põhimõtteliselt nagu sellest kuulsast ahjust, mis on hästi tuntud, kus sees on kivikamber. Kõik on roostevabast terasest. Kivikamber tehakse siis meie kuulsa Leedu õllesvaatist. Kivikamber. Ja välisseinad on valmistatud toidukõlbulikust roostevabast terasest, mis kunagi oli lihtsalt paak. Kütuse jaoks 50 korda 50 ja siis keevitatakse sisse panoraamklaas, mis kaetakse tellistega. Tavaliselt meie tellistega. Milline on meie parim tellis? Vitebski. Vitebski, jah. Tavalise ilusa tellisena sobib. Saab hea soojussalvesti. Need riputatakse palkseina külge, kuna seinad võimaldavad seda, ja riputatakse lavataseme kõrgusele, et vaateaken oleks silmade kõrgusel. Kui sa lamad saunas, siis saad pool tundi lihtsalt tuld vaadata. Ja mõnus. Umbes nii. Ja kui palju sa siis otsustasid kogu selle sauna peale kulutada, huvitav? Tahaksin teada. Rahaliselt mõtled? Kas tuli välja? Mitte rohkem kui meie 3000.
Valgivene rubля. Ei. Tingimisi ühikutas, jah. No, $100,000. Ei. 3000 meie Valgevene rubla eest, see pole reaalne. No, tegelikult on ikka reaalne. $3000, see tähendab, et saun tuleb varjualusega, suurusega $4000. See tähendab, et saun tuleb varjualusega suurusega 4x4. Õige, umbes nii. Jah. Varjualused on 4 × 4. 4. Nemad arvestavad oma töö eest, jah? No loomulikult arvestavad, muidugi. Enne tööle asumist on see nagu nauding kuidagi, nii see välja kukub. Ja lisaks tuleb veel bassein, mis praegu maksab ka tohutult palju raha. Sellist basseini praegu ühe loome töö jaoks. Kas bassein on selle summa sees? bassein muidugi, spa-kompleks tuleb täielikult. Spa-kompleks, telerid, praegu käib ehitus. Leiliala, basseinipuhkeala, leil, üks ämber, teine, Vene stiilis režiim. Soome. Milline muidugi? Vene, uni, Vene ja ainult lamades. Mitte istudes, vaid ainult lamades. Kõige suurem ühekordne investeering on palkmaja. See on palkmaja ja saematerjal kõik miski vedeles jalge all. Sama vundament vedeles jalge all. Vundament läks üldse maksma vaid 3 kopikat. 10 meie Valgevene rubla. See on tsemendikoti hind. Ja liiv toodi juba jõest, kui koeri jalutamas käidi, kõik. Arvan, et sõber Valentiini kogemus mõjutas mind väga tugevalt. Järk-järgult sain aru, et aitab kogu aeg rabeleda ja vastuvoolu minna, sõna otseses mõttes uuele ühiskonnale tarbetut kaupa peale surudes. Näiteks nendest minu klaasplastikvormidest tulevad igal juhul välja üsna kallid klaasplastikust paadid, hoolimata sellest, et nende valmistamisel kasutasin mitmeid lahendusi, mis hinda oluliselt alandavad. Järk-järgult kujunes välja ka eraldi esitusloend minu videotest ise tehtud täiustatud tööriistadega, mis on mõeldud aeda, ehitusele ja muudele majapidamisvajadustele. Pärast suurt edu videoga kaevamisest uskusin, et suudan ratsionaliseerida isegi väga lihtsaid ja sajandite jooksul täiustatud tööriistu. Võtsin katki läinud vanad rehad ja lisasin nende konstruktsiooni autovedrustusest pärit oma aja ära teeninud Cool liigendi. Väga kiiresti sain 3D rehad, mis võivad uhkustada märksa suurema rehitsemisvõimega. Nendega töötada on palju meeldivam. Uutel rehadel puudub ka kõigi rehade suur puudus. Juhuslikul pealastumisel ei löö need vastu otsaesist. Tavaliselt ma ei viska vanu autovaru osi minema. Kui vaadata vana roolivarrast teise nurga alt, võib sellest midagi huvitavat saada. Ülejäänud autoklotside alused on justkui loodud selleks, et neile uut elu anda. Ühelt poolt on neil isegi teritus olemas. Ma ei saanud oma nooremal pojal maha jääda postapokalüktilise ellujäämise tundidega ja järgmise kursuse raames õppisime selle postapokalüktilise relva valmistamist. Varuosi peaks alles jääma väga palju. Väheks jääb ainult inimesi. Kui näitasin oma uut loomingut sõbrale, kes õppis automehaanikuks, ei saanud ta aru, millistest varuosadest ma selle kirve tegin. Kirvest tuli tõesti hea. Ka võid raiuda, aga läbi ei raiu. Edu saunasõprade seas minu oma tehtud saunakerise mudelid vanast profiilist, katsetused keristega ei jäänud seisma. See ei ole oma tehtud rakett, nagu esmapilgul võid tunduda. See on suitsutoru konvektor, millel on muudetav soojusülekande suund. Ühel korral läks auto katki, pidin sõitma marsruuttaksoga.
ja äkki nägin selgelt oma uusi tarbijaid. kõik, nii noored kui vanad, vaatasid oma nutitelefone. Kellelgi polnud käes ei raamatut ega ajalehte. Meem sellest, kuidas vanaisa ei suutnud nutitelefoni ekraanil midagi ära libistada, tundub juba millegi väga kaugena. Praegu kasutab vanem noorus telefoni veel osavamalt kui teismelised. Sotsiaalvõrgustikud ja videoplatvormid on asendanud nii majaesised pingid, trepikoja kui ka televiisori. Maailm vajab sisu. Pärast järjekordset kohtumist Valentiniga lõi mul äkki mõte vähe ja ma otsustasin alustada projektiga, mida ma seekord ei hakka üritama maha müüa. Ehitan maja vaid $1000 eest, kogu ehitusprotsessi filmin üksikasjalikult. Karkassmaja $1000 eest. Pseudopalgist, mida ma ise seda teadmata, olen juba mitu aastat katsetanud. See on seesama ehitis määramata otstarbega, mille otstarve on nüüdseks kindlaks tehtud. 2 eelmise osa lingid teekonnast supermaterjalini jätan selle video alla. Kui pole näinud ja huvitab, vaadake kindlasti. Loodan, et jätkub ka edaspidi. Pange Suurpõial üles, tellige kanal Pesni ja Ashi Kosjaka, liituge Rutubi, VK Grupi, TikToki ja Jenny kanalitega. Kõik lingid on video all. Vajutage ka kellukesele, siis saate kindlasti teavitusi. Rahu valitsegu kogu maailmas. Aitäh!